Laulva revolutsiooni ajal alustasid tõuaretajad sõja eel tegutsenud struktuuride taastamist. Esimestena 1989. aastal alustasid tegevust Eesti Maakarjakasvatajate Selts ja Eesti Linnukasvatajate Selts. 4 põhimõtet, millest uue aja aretusorganisatsioonid peaksid lähtuma, sõnastas 1990. aasta kevadel Eesti Põllumajandusakadeemia rektor professor Olev Saveli. Riigi funktsioon tuleb täideviivast funktsioonist lahutada ja loomaomanikke hakkavad teenindama nende oma organisatsioonid. Ja sama aasta lõpuks olidki ühistud moodustatud, mis 1993. aastal ka registreeriti. Omaaegsete seltside suurimaks varaks olid tõuraamatud. Ülejäänud vara, näiteks seemendusjaamade vara oli riigivara, nõukogude ajal soetatud riigivara. See tuli lõppkokkuvõttes riigilt ikkagi välja osta. Kuna erastamisprotsessi käigus tuli varad riigi käest võimalikult soodsalt kätte saada, siis sellel perioodil suuri investeeringuid ei tehtud. Ka pull ei saanud osta kuskil 92. kuni 94. aastani sisse, sest vastasel korral oleks pidanud need uuesti riigi käest pärast välja ostma tõuseltsi või ühingu rahadega. Taastasid oma tõuseltsid Eesti hobusekasvatajad 1992. aastal. Lambakasvatajad, seakasvatajatega läks natukene kauem aega, aga 1993. aastal Eesti Peekonisigade aretusühistu ja 1994. aastal Eesti Suurt Valget Tõugusigade aretusühistu. Järgmiseks oluliseks sammuks oli eraõigusliku ja ühistegelise aretussüsteemi loomine, kuhu vast moodustatud organisatsioonid said koonduda. Ja augustis 1993 tuldi kokku ja arvati, et tuleks teha ka üks liit, kuhu siis koonduksid kõik aretusühingud ja see sai nimeks siis Eesti Tõuloomakasvatuse Liit ja loeksime siis aastat 1993 meie taas iseseisvunud Eesti tõuaretuse organisatsiooni alguseks. Järgmised aastad kujunesid tegusateks. Väljatöötamist vajas uus tõuaretuse seadus koos vajalike lisadokumentide ja regulatsioonidega. Lääneriikide eeskuju aitasid tutvustada Saksamaa nõustajad, palju oli muutunud ka loomade tõuraamatusse võtmise põhimõtetes. Nõukogude Liidu perioodil oli suhteliselt vähe, 15% oli emasloomadest tõuraamatusse võetud, see oli väga rangelt valitud, samal ajal kui lääneriikides oli tõuraamatus üle 50%. Kuid lisaks oma liikmete huvide esindamisele ja tõuaretusalaste töösuundade arutamisele täidab Eesti Tõuloomakasvatuse Liit igapäevaselt veel mitmeid teisigi ülesandeid. Eesti Tõuloomakasvatuse Liit on kui koordineerimiskeskus, ei sekku oma liikmete majandustegevusse, kuid arutame koos probleemid läbi ja otsime uusi arenguteid. Alustasime 1990. aastal Luigel tõuloomade näitustega. 1997. aastal kolisime Ülenurmele ja ühiselt ehitasime välja siin näituseareeni, mis on päris populaarne koht ka teistele. Oleme välja andnud tõuinfot 5 aastal ja alates 1998. aastast anname välja ajakirja Tõuloomakasvatus 4 numbrit aastas. 80. aastate jooksul kujunes Eesti Loomakasvatuse Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudis välja aretuskeskus, mis hõlmas jõudluskontrolli, jõudluspärilikkuse katsejaamu, seemendusjaamasid ja noorpullide kasvandust. See oli aga heaks eelduseks aretuskeskusest Tõuaretusinspektsiooni jõudluskontrolli keskuseks kujunemisel. Kõige suuremad muutused toimusidki esimestel aastatel, kui riik võttis Maailmapangalt laenu selleks, et minna üle personaalarvutite süsteemile. Oluliselt täiendati ka piimaanalüüside laborit ning mõne aja pärast lisandusid loomakasvatusettevõtete proovidele ka piimatööstuste kvaliteedikontrolli aluseks olevad proovid. Taas iseseisvunud Eestis töötas 3 veiste aretusühingut, aretusühistu Eesti Punane Kari, Eesti Mustakirju karja aretusühistu ja Eesti Maakarjakasvatajate Selts. Kõigil oli ülesanne teenindada oma liikmeskonda,
pidada tõuraamatut, korraldada jõudluskontrolli, jagada tõuaretuse alast teavet seminaride ja õppereiside kaudu. Aretusühistud pakkusid lisaks ka kunstliku seemenduse teenust. Eesti maakarjakasvatajate seltsi koondusid entusiastid. Alustati 68 liikmega, kellele aastate jooksul lisandus veel 100. 2014. aasta 20. augustil tähistas selts sajandi möödumist esimese Eesti talupidajate tõuraamatu avamisest. Ja see on olnud siis järjepidev protsess, et kui tegelikult võib-olla inimeste kohta me ei teagi nii palju andmeid, siis loomade kohta meil on ikka tõesti kõik on dokumenteeritud, me võime võtta mitu 100 põlvkonda tagasi ja me saame teada, missugused loomad siis olid, et esivanemaid. Aastal 1993 tunnistati väikesearvuline maatõu kohustatuks. Tulenevalt Euroopa Liidu seadustest kasutatakse alates 2004. aastast maatõu aretuses ainult kodumaiseid maatõupulle. Rõõmu teeb see, et meil on välja kujunenud kindel maakarjakasvatajate kontingent, et aastaid juba seltsi taasasutamisest alates on siis terve rida veel praegu selliseid tublisid maakarjakasvatajaid nagu Pereranna põllumajandusosaühistu, Liia Sooäär, Anne Kiider, Koorditalust Milvi Reinem, Simo Vart-Maarja on küll kahjuks nüüd Manala teele läinud, aga seda tööd jätkavad tema lapsed. Kui praegustes rasketes oludes on teiste tõugude arvukus kahanenud, siis maakarja puhul seda öelda ei saa. Ma just eile vaatasin PRIA andmeid 1. detsembri seisuga ja rõõmustas see, et meil on nüüd 16 tõuraamatu lehma rohkem kui möödunud aastal sama ajaga. Täpsemat teavet maakarja kohta pakub 2007. aastal ilmunud tõumonograafia Eesti maakarja arengulugu. Murelikuks teeb aga fakt, et 180 maatõugu veise omanikust ei osale jõudluskontrollis 150. Samas toetab Eesti riik Keskkonnafondist maatõu kasvatajaid kui ohustatud tõuguveiste pidajaid alates 2000. aastast. Kuid selle toetuse aluseks on veiste tõuraamatusse kantus. Paremates karjades on keskmise piimatoodangu suurus üle 6000 kilo ja rekordlehmadel koguni üle 10 000 kilogrammi. Kari peab ennast ära majandama, siis ka tõhus tõuaretus, kus rangelt järgitakse neid põhialuseid nagu tema helevärvus, tema maitsev piim, kus on palju rasva sees ja palju valku ja piimasuhkrut. Saarlaste suurejooneline esindatus Upal toimunud näitusel on Käde kalamehe hinnangul heaks eeskujuks teistelegi. Tänasel näitusel on näete et nii palju erinevate aastate maakarja visse väljas ja ma olen alati tegelikult saarlasi kiitnud, et nad on erilised, et nad ikka oskavad maakarjaga tööd teha ja tulemused on täna tõesti siin näha. 2 suurema piimaveisetõu käekäik on taas iseseisvunud Eesti perioodil olnud sarnane. Ühel ajal alustati erastamisprotseduuri, asutati aretusühistuid ja tehti koostööd jõudluskontrolli kaasajastamisel. Alates 2003. aastast toimub 2 piimaveisetõu aretus Eesti tõuloomakasvatajate ühistu koosseisus. Vastupidava Eesti punase tõu aretus on põhinenud Taani ja Angli tõu aretusmaterjalile. 2011. aastal valisid väliskohtunikud eraldi konkursitel mõlema tõu vissideks punasekirjud lehmad. Mul on olnud au osaleda kõigil 21 vissiüritusel ja kui ma hakkan juba võrdlusi ja paralleele tõmbama, siis sellel on tohutu suur väärtus. Esiteks on lehmad arenenud, me näeme tõuaretuse arengut, erinevate pullide tütreid, me näeme, kuidas on tõusnud toodang läbi selle 21 aasta. Eriti tähtis üritus on saarteviss kindlasti loomaomanikele endile, et seada pisut sihte tulevikuks, missugused pullid olid siis täna ilusamad ja kindlasti on ju kataloogis näha ka lehmade toodangud ehk järelikult ka pulli isa-tütarde toodangud ning mõelda, millist pulli kasutada, et veel paremaks minna. Kindlasti on see aretuse jaoks väga tähtis üritus. Ma arvan, et see kontingent farmereid, kes tegelikult siin üritusel osaleb, nad on väga õnnelikud. Seda on tunda, et alati ei saa tahta, et kõik võidavad, aga selline õlg-õla tunne on olemas ja ka omavahelistes vestlustes hiljem nad ikkagi räägivad, et nad vissivõistlustel osalevad, on seal küll konkurendid, aga samas on nad head kolleegid. Eesti Holsteini aretuslugu on taas iseseisvunud Eestis olnud ühesuunaline. Põhikomponendiks
on olnud erinevatest riikidest pärinev Holsteini tõug. Sperma eksport on varasemate aastatega võrreldes vähenenud. Kui me oleme loomade müügi osas nagu tublid ja Eestist on alati loomi palju ostetud, siis sperma väljamüük on üsna väike, et viimastel aastatel on siin midagi müüdud Venemaa suunas, ka Valgevene on huvi näidanud, ka meie lõunanaabrid ja mingid koostööprojektid on olnud ka Saksamaa ja Hollandiga, kust me oleme ise varasemalt pulle ostnud ja nii-öelda paralleeltestimise tulemusena oleme saanud siis ka sinna spermat müüa. Maailma mustakirjude tõugude aretuses kasutatakse valdavalt Ameerika päritolu Holsteini tõugu. Samuti tehakse ka Eestis, kuid seda siis Hollandi või Saksamaa kaudu. Sellise valiku tulemusel ühtlustub kehaehitus, eriti udara kuju ja kinnitus, kuid suureneb ka lehmade piimajõudlus. Üle 10 000 kilogrammi karja keskmisena on saavutanud 10 karjad. Rekord on üle 12 000 kilogrammiga Soone talu osaühingu käes, kuid juba mitu lehma on 305 päeva jooksul lüpsnud ka üle 19 000 kilogrammi. Jacqueline on vabariigi kõige kõrgema eluaja toodanguga lehm, üle 160 tonni välja lüpsnud ja 9. laktatsiooni lüpsev, 4 tütre ema, ülejäänud on poisid olnud tal ja tema tütar, kes on ka peaaegu 19 000 lüpsnud, lüpsab 3. laktatsioon on praegu tal lõppenud, detsembris proovib uuesti. Nii et nad on hästi sarnased ja hästi sõbraliku iseloomuga, hästi rahulikud lehmad. Aasta põllumees 2013 näeb oma ettevõtte edu kõikide karjakasvatusse puutuvate asjaolude kompleksset märkamist ja arvestamist. No aretuses me ikka valime pulle nende väärtuse järgi, et oleks toodangu tõusu, et oleks rasvvalg kõrgemad, et ei tuleks mingit suurt miinust kusagil. Jälgime kindlasti nii udarakinnitusi, jalgu, et eks ta jah, selline vaatamine on. Esimesena alustas Eestis külmlaudas loomapidamist Torma põllumajandusühistu. Eks meil olid siis ikka kole keerulised ja rasked ajad. Et sai see laudaehitus ja asi ette võetud, see oli ikka, siis tõesti meil oli tol hetkel väljapääsmatu olukord ja ega väga palju teisi valikuid nagu ei olnud. Ja siis sai vaadatud siit ja sealt Euroopas ringi ja sai see hullumeelne otsus siis tehtud. 2 aretusühistu ühinemine tõi kaasa ka 2 veisetõu kunstliku seemenduse jaama koondumise Kehtnasse. Eeldused selleks lõi 1996. aastal alustatud ettevalmistustööd sealse seemendusjaama kaasajastamiseks, kuhu olid kaasatud ka Hollandi eksperdid. No ma arvan, et see on suur au, et meil see olemas on ja tunduvalt varem, kui Eesti astus Euroopa Liitu 2004. aastal oli ka juba selle seemendusjaamal Euroopa Liidu nõuetekohane tunnustus, mis tähendab, et nii pullide tervislik seisund, veterinaarsed nõuded, kõik olid vastavalt nõuetele täidetud. Kehtna seemendusjaamas on kasutusel ka mõned teiste riikide praktikast erinevad meetodid. Ühte seemendustoosi paneme ikkagi rohkem sperme sisse. Suguselekteeritud spermat me ise siin Eestis veel ei tooda, kuigi koostöö ülikooliga selles suunas käib. Jah, et praegu kasutusel olev laseriga põhjal selekteeritavad sugurakud, et need tootlikkus on veel väga väike ja sellepärast pannakse ühte seemendustoosi sinna 1,5 kuni 2 miljonit spermi. Et võrdluseks öeldes, et meile toodetud sperma on 15 kuni 22 miljonit spermi ühes seemendustoosis. Genoomselektsiooni rakendamise tõttu pullide arv paratamatult väheneb ning seegi annab oma seemendusjaama pidajale konkurentsieelise. Kuidas on aga täna korraldatud aretusmaterjalina eksporditud-imporditud pullide tõuraamatu kanded? Holsteini tõu komponent, mida kasutatakse geenides ongi Holstein ja juba 70. keskpaiku hakati Holsteini tõugu Eestis kasutama, nii et pullid ja sperma, mida me väljast ostame, põhimõtteliselt tõuraamatusse kandmine käib nii nagu Eesti sündinud pullide puhulgi. Lihaveise kasvatajate selts asutati aastal 2000. 3 aastal saadi riigi abi puhtatõuliste veiste importimiseks, mis oli vajalik oma ristandkarjade tõuomaduste parandamiseks ja kohalike tõupullide tootmiseks. Viimastel aastatel on puhtatõuliste lihaveiste arv tublisti kasvanud, seda siis meie oma aretatud kui sisseostetud tõugude arvestuses. Läbi aegade on kuskil minu andmetel
4500 puhtatõulist looma ostetud, erinevad tõugusid, kõige rohkem seal Aberdiine, Herefordid, limusiinid, Šoti mägiveised, neli põhilist tõugu. Viimaste aastate jooksul on muudatusi ka lihaveiste väärtuslike pullide kasutuses. Need ajad on praktiliselt möödas, kus karjakasvataja enda karjapaljunduseks kasutab siin 50% pulli või mingisuguse vahepealse veresusega, et ikkagi püütakse leida ikka 100% puhas pull. Tõuselts on organiseerinud ka aretuspullide sisseostu ja 2007. aastast isegi nende oksjoni. Kõrgete alghindade tõttu jäid siis üle poole pullidest müümata, kuid juba aasta hiljem toimunud oksjonil see vahekord muutus. Lihaveiste kasvataja Aldo Vaani hinnangul lähevad pullid iga aastaga järjest paremaks eelkõige just loomade geneetika tõttu. Juurdekasvud lähevad järjest paremaks, siis kui vaadata meie lihaveiste realiseerimist Eesti tapamajades, siis Euroklassifikatsiooni järgi need kvaliteediklassid paranevad, pöörata tähelepanu nende veiste temperamendile, et see pull oleks temperamendilt rahulik. Eestis on peetud Eesti tumedapealiste ja Eesti valgepealiste lammaste tõuraamatut. Aastaid on vastavat aretustööd koordineerinud Eesti Lambakasvatajate Selts. Eesti Lambakasvatajate Selts suutis siis 2014. aastaks jõuda Eesti valge- ja tumedapealise lamba aretusega punkti, kust edasiminekuks tuligi leida nüüd uued vahendid, võimalused ja teed. Lisaks tõuraamatu pidamisele korraldas Eesti Lambakasvatajate Selts ka lammaste jõudluskatseid. Põhiliselt tehti seda läbi lammaste kaalumise. Lihassilma mõõtmine oli üks uus jõudlusnäide andmete kogumise võimalus, viis ja vahend, et sellega hakati tegelema 2010. aastast. 2015. aastal lisandus veel teinegi lammaste tõuraamatu pidaja, Eesti Tõulammaste Aretusühing. Tekkis olukord, kus kohas Lambakasvatajate Seltsi aretusprogramm peatati ja siis me tegime enda aretusorganisatsiooni, aretusprogrammi, mis sai tunnustuse ja täna me siis aretamegi nende järgi. Et me püüame leida sellise Eestile sobiliku lihalamba. Lihaturu nõudlus on tõusnud looma kvaliteedi osas ja et siis Eesti tumeda, Eesti valgepealine lammas hoida sellises seisukorras, et ta rahuldaks nii ostja nõudmisi kui kasvataja nõudmisi. Et ta lihavormid oleksid head, aga samas ka ema omadused ei jääks kehvaks. Et parandajate tõugude osas on kasutusel tõud, mis säilitaksid meie lambatõugude oma välimuse, ehk siis tumeda pea, tuka ja kindlasti valge villaku. Kuid olukord, kus üks andmebaas peab juba 2 organisatsiooni teenindama, tõstatab uusi küsimusi ja probleemegi. Peale seda Lambakasvatajate Seltsi taastamist oli siis tarvis kaasajastada kogu jõudluskontrollisüsteem. See jõudluskontrollisüsteem sai siis rajatud riigi poolt antud vahenditega, aga nüüd, kui on antud luba tõuaretust pidada mitmele organisatsioonile, siis kasutada neid vilju saab ainult üks ja see on minu arvates ka ebaõiglane. Lahendus tekkinud olukorrale näevad eri organisatsioonidesse kuuluvad lambakasvatajad taas erimeelsuste ületamises ja ühise keele leidmises. Ma arvan, et ühiseks tegevuseks peaksime me olema valmis kõigis aspektides, mis puudutab lambakasvatuse arengut. Et võib-olla hetkel aretusega võiks toimetada kumbki omaette, et ma usun, et see tuleb kasuks, kuna meil on ka väga kiiresti vaja edasi jõuda loomade lihakuse parandamise osas ja nii edasi, et siis kellel paremini välja tuleb. Kuna meil on paralleel tõuraamat, et siis toimetame selles osas omaette. Läinud sajandi viimastel aastakümnetel oli hobune veojõu seisukohalt oluliselt oma tähtsust kaotanud ning hobuste arvu kiire kahanemine tõi endaga kaasa kohalike tõugude ohustatuks tunnistamise. Kujunenud oli olukord, kus nappis nii märasid, hobusekasvatajaid kui hobusepidamisega seotud tegevusvaldkondi. Kõige selle valgusel elavnesid hobusekasvatajate vahelised vaidlused erinevate aretussuundade vajalikkuse üle. Eesti Hobusekasvatajate Seltsi juhatuse liige Jüri Patune
võttis organisatsiooni 20. sünnipäeval seni tehtu kokku järgnevate sõnadega. Me oleme tegelikult väga õnnelikus olukorras, et meil on sellist 3 tugevat tõugu siin täna sellisel Eestimaal olemas, et on Eesti hobune, et on Tori hobune, et Raskevee hobune ja meil on teisi tõuge, aga me tegelikult ju inimestena 1,3 miljonit unikaalne ju nähtus Euroopas ja tegelikult see on väga suur rikkus ja siit annab end edasi minna. Aastate jooksul pidi Eesti hobusekasvatajate selts võtma vastu lausa ajaloolisi otsuseid ja just tänu sellele saame me täna tõdeda, et 3 hävimisohus olnud Eesti kohalikku hobusetõugu on tänaseni vastu pidanud. Eesti hobusekasvatajate seltsi esimesed tegevusaastad olid rahulikumad. Rakendati Eesti tõugude tõuraamatupidamine, riigiametnikega vaieldi Trakeeni tõuraamatupidamise õiguspärasuse üle. Regulaarselt on toimunud noorhobuste ülevaatused ja jõudluskatsed. Seltsi siseselt vaieldi aretusmeetodite üle ning nendelgi puhkudel argumenteeriti faktide asemel pigem erinevate isiksuste välja kujunenud arvamuste baasil. Kuid viimaste aastate jooksul on Eesti hobusekasvatajate seltsi tegevust hakanud tugevalt mõjutama uute aretusühingute teke ja tõugudega manipuleerimine. Kujunenud vastasseis on kohati lausa skandaalsed vormid omandanud. Mulle üks meie oma Aruseltsi juhatuse liige on öelnud, et tema eesmärk on tegutseda nii, et EHS-il võetakse tõuraamatupidamise õigus ära. Ja ma küsisin tema käest, et aga mismoodi sa seda saavutad? Tema ütles välja. Kui vigu, rikkumisi on nii palju, siis võetakse ära. Ja nüüd neid vigu siis ikka tilgutatakse ja pidevalt. See on üks väga paha asi. See ei vii edasi ja me võime ju koostööd teha ju kõigiga. See on üks asi ja ilma hariduseta ikka praeguses maailmas mitte kuskil ei jõua. Niinimetatud vana Tori hobusetõu tunnustamisega lõi riik pretsedendi, mis on tänaseks toonud kaasa mitmeid tegevusloa taotlusi Eesti Raskevee hobuste ja Eesti tõugu hobuste paralleeltõuraamatute tekkeks. 2012. aastast on välja võetud tükk Tori hobuse tõuraamatust, kusjuures Tori hobuseid on Eestis ainult 1200 ja kui me leiame, et sellisest materjalist, sellisest tõugenofondist saab veel jagada, siis see paneb aretajaid natuke ohkama. Soomes sai tõuühing Eestin raskaad vedohevosed tunnustuse Eesti Raskevee hobuste tõuraamatupidamiseks Soomes. Neid toetab Eesti Raskevee hobuse selts, millele Eestis ka pärast kohtuvaidlust tegevusluba ei antud ning täna puudub Eestis seisukoht, kuidas organisatsioonidega kombineerimise käigus 4 Soome tõuraamatusse viidud Raskevee hobust peaks käsitlema. Kui Euroopas suhtutakse tõuraamatutesse ja tõugude säilitamisesse konservatiivselt, siis Eesti minu arvates kahjuks on läinud teist teed. 2015. aasta seisuga on Veterinaar- ja Toiduamet andnud erinevatele aretusühingutele 14 tegevusluba, kusjuures pooled neist väikseima tõuloomade arvuga hobuste aretamiseks ja säilitamiseks. Ent hobusekasvatajate vastavaid taotlusi on veelgi. Põllumajandusloomade aretus pole nagu asi iseenesest, vaid see on kõik need ühiskondlikud mõjud ja kõik see meie elu mõjud mõjutavad ka seda aretustööd ja üldse selle aretusega tegelejaid ja loomaomanikke. Kui on nagu üldiselt inimestel suurem valikuvõimalus, siis ka aretustegevuses on see nii. Jällegi huvi ju ise teha, seda ei saa taunida. Aga tauniksin seda, kui ei ole huvi teha koostööd ühe tõuraamatu raames ja 2015. aasta jaanuarist on Eestis tunnustatud Eesti hobusetõule teine tõuraamat, kusjuures koostöövorme hakatakse nüüd peale tõuraamatu tunnustamist otsima. Probleemse vana Tori hobuseühingu tegevuses osalenud staažikas hobusekasvataja ja loomaarst Kaja Väärsi näeb dubleerivate aretussuundade praktiseerimise tulevikku järgmiselt. Sest see, mis vahepeal on toimunud, vana Tori suund, see on tegelikult ju surnud sündinud üritus. See sureb välja iseenesest ja see ei ole arvestatav nähtus. Aga meie eesmärk oli lihtsalt, et pöörataks tähelepanu ka Tori hobusel põlnemisele. Et seda, mis on meie esivanemad teinud enne selle teise Eesti Vabariigi tegemist, et seda peetaks ka au sees. Tõuseltside vahelised erimeelsused
mõjutavad paraku ka riigiga peetava dialoogi kvaliteeti. Ma olen mõnel korral Eesti Vabariigi põllumajandusminister olnud ja ütlen, et see jääb silma. Et lohutuseks olgu see, et ka teistes loomakasvatusharudes on niimoodi, et aeg-ajalt koostööd vajaka, aga hobumajanduse pealt jääb see nagu mõnevõrra rohkemiseks silma, julgen ütelda. Nii et head koostööd ja paremaid lahendusi on vaja. Kuid aretusseltside vahelistele eriarvamustele vaatamata on Eestis aretatud ja kasvatatud hobused ka juba piiri taga nõutud ja hinnatud loomad. Meie hobuseid ju kasvatatakse nii Soomes, Rootsis ja välisriikideski. Ja tihtipeale jääb mulje, kui me seal välisriigis oleme käinud, et välisriigi hoitakse ja hoolitakse meie hobusest palju rohkem kui meie riigi isad. Eesti Maaülikooli põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal lõpetanud noore talupidaja Andres Vaani hinnangul tuleb hobumajanduse tulemuslikuks turustamiseks nii mõnigi tänaseks kinnistunud arusaam kaasaegsema vastu vahetada. Täna on meil seis selline, et kui tahad hobust hea hinnaga müüa, siis ta peab olema sul välja õpetatud, käinud mõningatel võistlustel ja siis sa saad küsida hinda. Ja ka kallimatel hobustel kindlasti tervisekontrollid ja muu selline asi. Ehkki vaidlused riigi ja tõuseltside vahel jätkuvad, on Eesti hobusekasvatajatel põhjust tehtu üle ka uhkust tunda. Hobuste arv on aja jooksul Eestis oluliselt kasvanud, hobustega tegelejate arv on kasvanud, nende alade arv on kasvanud, mida hobustega tehakse. Hobused on väga olulised tööhõive seisukohalt, hobused on väga olulised ka maastikuhoolduse seisukohalt ja hobuste tegelejad, nende organisatsioonid, täpselt samamoodi peavad rohkem ja koordineeritult tegutsema, et saada siis nagu paremaid tulemusi Eestis. Punakana ja broileri kasvatuses toimub aretustöö täna välismaistes suurfirmades, kelle aretusmaterjali Eesti suuremad ettevõtted sisse ostavad ja paljundavad. Kuid suurte linnukasvatajate kõrval leidsid Eesti teadlased siiski niši, aretades 1980. aastatel eelmise sajandi ainukese linnutõu Eesti vuti. Kaiaveres otsustati hakata vuttidega ja vutid toodi sinna sisse esimesed küll lihavuttide populatsioon 1976. aastal. Eks esimesed 2-3 aastat läksid ikka kõvasti ikkagi vastu taevast selles mõttes, et tuli õppida. 1988. aastal tunnustati Eesti vutttõuks. Seega oli tegemist esimese Eestis aretatud linnutõuga. Nõukogude Liidu lõpuaastatel oli Eesti vutitoodang hinnatud ja nõutud kaup. Siis toodeti tollel ajal umbes 8 miljonit muna kokku, sellest umbes 80% läks Nõukogude Liidu biotööstusele nakkushaiguste vaktsiinide valmistamiseks. 90. aastate alguse põllumajandusreformid vutikasvatusele enam nii soodsad ei olnud. Kuid Eesti vuti ohustatud tõuks tunnistamine pööras vutikasvatuses uue lehekülje. Töö jätkus uue hooga Matjamaal Järveotsa farmis, kuidas aga täistsüklilise tootmisfarmi omanike ja teadlaste huvid kokku sobivad. Väikefarmis, ütleme, kus seal peetakse mõnda 100 või mõndakümmend vutti, eks ole, saab teha küll katsed, ma ei vaidle selle vastu, aga tervet populatsiooni iseloomustavaid näitajaid ja seda populatsiooni parandada ei saa väikefarmiga, sest lihtsalt peab olema täistsükliline tootmine, et saada seal midagi teha. Tulemuste hindamiseks on vajalik jõudluskontroll ja see eeldab vähemalt 200 linnu jõudluskontrolli, kellele siis ka vajalikke pidamistingimusi tagada. Viimase 12 aasta töösaavutused võtab professor Harald Tikk kokku järgmiselt. Me tõstsime emasvuttide kehamassi umbes 1/5 võrra, see tähendab läks ta üle 200 grammi tunduvalt, me saime 70%-lt 90%-ni ja rohkem saime hautamistulemustest koorumise, me saime senise 250 kuni 270 muna asemel saime lõpptulemuseks 320 muna pluss miinus 5 muna aastate jooksul, pluss veel seda, et tõstsime muna keskmist massi 11 grammilt 14 grammile. Täna saab Järveotsa vutifarm ennast täie õigusega Põhjamaade suurimaks omataoliseks nimetada.
Vutimuna koguseid me toodame 6,5 miljonit muna käesoleval ajal ja liha 13 tonni aastas. Käibe poolest on muna annab ikka põhikäibe, selles suhtes lihaosa on praegu 15% ja siis ülejäänud on muna poole peal. Eesti vuti hea munemisvõime on üldtuntud. Samas kipuvad vutimunad vahel ka ettenähtust suuremaks arenema. Selliste perekondade liikmeid aga aretusse ei jäeta. Ega see sellise suure muna munemine on tõenäoliselt väga valulik protsess ja teinekord peale sellise muna munemist võib ka lind ära surra või hukkuda. Majanduslikult raskematel aastatel kerkis konkurentide käitumist vaadates küsimus väärtusliku oomega-3 rasvhappesöödale lisamisest. Kuid peale jäi siiski tervisliku vutimuna hindava tarbija eelistused. Kannatame selle konkurentsi välja ja need inimesed, kes on lojaalsed meile olnud ja saavad sellest aru ja tunnetavad, et sellest on nagu kasu, need on jäänud nagu meiega ja me teeme seda edasi. Kui varasematel aastakümnetel keskendusid karusloomakasvatajad pigem põhikarja sigivusele ja alles siis naha kvaliteedile, siis uuenenud turusituatsioon tegi peagi oma karmid korrektuurid. Küll olid aga taas iseseisvumise alguses Eesti karusloomakasvatajad tuleviku suhtes entusiastlikud. Kui läks müügiks Helsingi oksjonikeskusele, siis ei suudetud seal nahku ei suudetud saada nii head hinda, et katta oma tootmiskulusid. Madala hinna tingis aga nahkade kvaliteet. Kui Skandinaavia nahk oli kuskil koos sabaga 1,5 meetrit pikk, siis Eesti nahk oli nii, et oli 7-80 või meeter oli pikk, nii et all põranda ja sabaotsa vahel oli siis mingi tüüruu. Vaja oli investeerida, sest lisaks pidevalt kasvavatele tootmiskuludele tuli leida raha ka põhikarja aretusmaterjali uuendamiseks. 1990. aastal moodustati tosina majandi baasil assotsiatsioon Eesti Karusnahk. 7 aastat hiljem asus tegutsema Eesti Karusloomakasvatajate Selts. Ühiselt leiti kontakte Norrast, kus ka esimesed konsultandid Eestisse tulid. Me kutsusime nemad ennem siia, nad käisid, vaatasid Eesti farmid üle ja siis ütlesid, et me nägime nüüd elavat karusloomakasvatuse ajalugu. See tähendab, et me olime oma arengus jäänud maha. Ja kui me käisime Norras vastuvisiidil, siis loomulikult oli seal väga toredaid ja väga huvitavaid momente, aga peale seda, kui me juba tulime tagasi Eestisse, siis näiteks Saaremaa farm likvideeris kõik oma naaritsad, ütles, et meil ei ole rottidega midagi peale hakata. Peagi hakati kiskeliste karusloomade kõrval ka tšintšiljasid kasvatama. Esimesed isendid toodi Ameerikast Eestisse 1992. aastal. Paraku esimest sellesuunalist algatust edu ei saatnud. Ja niimoodi ostiski hiljem üks huviline Arvo Kirss, ostis selle sama ameeriklase käest 10 tšintšiljat ja rajas endale farmi. Ja see farm tegutseb siiamaani Kirsi farmi nime all. Tšintšilja kasvatuseks vajalik oskusteave tuli aga taas Skandinaaviast. 1997. aastal me saime siia Taani kohtuniku Johannes Edelseni, kes Luigel me tegime esimese näituse, kes siis seal hindas meie loomi ja hindas väga meie tööd, et see on hästi perspektiivikas Baltimaades hakata tšintšilja kasvatust arendama. Kiskeliste karusloomade kasvatus on Harjumaal Karjakülas näinud nii halvemaid kui paremaid aegu. Täna käib töö juba 20 aastat tagasi asutatud aktsiaseltsis Balti Karusnahk Soome investorite toel. Alustasime siin ainult 300 hõberepaste põhikarjast ja see aasta jaanuariks meil oli 2500 hõberepaste põhikarjaema, 3500 sinirepase põhikarjaema ja 28 000 naaritsat põhikarjaema. Tänaseks on farmi kunagine põhikari täielikult Soomest ja Norrast ostetud loomade vastu välja vahetatud ning toodang näitab taas kasvamise märke. Näiteks eelmine aasta me auktsioonil täpselt 110 000 naaritsat oleme viinud müügile ja sinirepased, hõberepased kokku on 15-18, tänavu aasta ikka loodame, et saab 24 000. See aasta väga hea väljatulek oli võrreldes viimaste 2 aastaga. Kuni 90. aastate alguseni juhtisid sigade tõuaretust 2 riiklikku tõulava,
mis 1992. aastal likvideeriti. Eesti Suure Valge ja Eesti Peekoni aretustööga hakkasid tegelema 2 ühistut. Jätkus ka kontrollkatsejaamade töö Tartus ja Kehtnas. Samasse ajajärku langes ka sovhooside ja kolhooside reorganiseerimine, mille asemele mitmeid ühistuid moodustati. Katsejaamade töö omakorda oli seotud just seakasvatusettevõtetega ja tekkisid probleemid katsejaama komplekteerimisel. Ei toodud enam sigu, katsejaamad ei suutnud ennast majandada ja nende töö lõppes. Edasi võeti arutluse alla 90. aastate lõpus käivitunud sigade ristandprogramm. Kuna katsejaamade töö lõppes, oli vaja leida uus väljund sigade hindamiseks. Ja 94. aastal hakati kasutama Biglock 105 sigade hindamiseks karjatestil. Hinnatud sigade mahud suurenesid ja aretustulemus paranes, kuid karjasisese aretuse tõttu aretusedu nende muutustega ei kaasnenud. Seejärel hakati testi andmeid saatma Jõudluskontrolli Keskuse andmebaasi, mille põhjal aretati välja geneetilise hindamise süsteem. Selleks, et geneetiline hindamine oleks usaldusväärne ja objektiivne, võttis Jõudluskontrolli Keskuse juhtkond vastu otsuse, et Eestisse tuuakse Saksa jõudlusandmete kogumise programm DB Planer selleks, et andmed saaks kvaliteetsemad, andmete edastus andmebaasi oleks kiire ja ka tagasiside farmile oleks kiire. Possu programm võeti farmides kasutusele 2005. aastal. Esimesena rakendati sigade lihajõudluse hindamise valdkond ja see oli 2000. aastal ja aasta hiljem lisati geneetilisse hindamisse ka viljakuse osa. Possu programm on kasutatav ka seemendusjaamas, mis võimaldab kiiret andmevahetust Jõudluskontrolli Keskusega. Sest kultide ristkasutamine farmide vahel lisab aretusväärtuste hindamisele usaldusväärsust. Täna on olukord seakasvatuses keeruline. Alates 2014. aastast on Eestit laastanud seakatk ning üle poole seakasvatuses ringlevast kapitalist kuulub piiritagustele ettevõtjatele. Kontroll sisuliselt ju Soome omanike käes ja võib-olla ehk nad oma peaaegu 80% karjast ei anna ka võib-olla kõiki andmeid meie statistikale ja ma usun, et nende tootmisharu investeerimine ja spetsialiseerumine on tasemel, millega Eesti kapitalil seakasvatus päris konkureerida ei suuda, kui kasvatajad ise seda liha ei kasvata, töötle ja kuni tarbijani ümber ja see praegune ajajärk, kus Eesti, ma usun, et Eesti aretusühistu põhikarjast, ma arvan, et kuni pool sellel aastal läheb karjast välja. 1885. aastal avati Eestis esimene tõuraamat, aga loomaomanikud jõudsid peagi järeldusele, et vaja on määrata loomade jõudlust. 1909. aastal alustati jõudluskontrolliga talude veisekarjades. Enam kui 100 aastaga on jõudluskontrolli tehnilised vahendid ja kompetents tundmatuseni muutunud. Tõuaretustöö aluseks on aretusloomade põlvnemisandmete geneetiline ekspertiis, mida tehakse Eesti Maaülikooli loomageneetika ja tõuaretusosakonna geneetikalaboris. Kogu labori töötamise aja on labor olnud tegelikkuses tõuaretajate teenistuses. Mida see tähendab? Labor on aitanud kaasa tõuaretuse kvaliteedi täpsustamisel. See tähendab kontrollida, kas tõuraamatusse kantud loomade põlvnemine on vastavuses või mitte. Tänu järjepidevale kontrollile ja kindlaks määratud aretusreeglite järgimisele kuulub Eesti täna loomi eksportivate riikide sekka. Ostetakse nii Euroopa Liidu riikidesse kui ka kolmandatesse riikidesse ja ega Tartugi Agro on 15. aastal müüsime ju peaaegu 230 mullikat.
ääretult sügav ja sisuline töö, mida ühelt poolt on teinud meie loomakasvatajad ja teiselt poolt, mida on teinud meie teadlased. Ja see on suur au, et meie väikese Eesti tõuaretuskultuur nõnda vana on ja tegelikult me oleme Euroopa keskmiste hulgas, olemegi sisuliselt 5 esimese hulgas. Et me oleme väga tublid ja vaprad, nii et see töö on vilja kandnud. Kiili Kristjan Albrechti ülikooli emeriitprofessor, kahekordne teadusdoktor Ernst Kalm on viimase veerand sajandi jooksul Eesti tõuaretuses toimuval silma peal hoidnud. Ich freue mich, dass ich hier eine so konstruktive und positive Entwicklung in den letzten Jahren feststellen konnte. Und die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und den Zuchtorganisationen ist hier sehr gut ausgeprägt und ist auch für die Zukunft gefordert. Konkurentsis püsimiseks tuleb teadlase sõnul teha struktuurseid muudatusi sea, hobuse ja lambakasvatusvaldkonnas. Samuti viitab Kalm Euroopa Liidu maade praktikale, kus iga ohustatud tõu jaoks seltside ülese aretusorganisatsiooni moodustamist ei ole otstarbekaks peetud. In einigen Ländern werden erst einmal Vereine gegründet, damit eine effektive Populationsgröße sich entwickeln kann. Denn ohne eine vernünftige, effektive Populationsgröße kann man ein Erhaltungszuchtprogramm nur schwer durchführen. Dann sind andere Maßnahmen wie Tiefgefrieren von Sperma und Embryonen notwendig, sodass hier keine Zuchtorganisationen tätig werden können, sondern das müssen Vereine sein, wo die Mitglieder es wollen, diese gefährdeten Rassen zu erhalten. Und die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft ist hier besonders gefordert. Tõuraamatut tuleb pidada nii, et ta peaks vastu sajandeid. Meie tõukude emasloomade arv on niivõrd väikene, et need tuleks koondada iga tõu kohta ühte tõuraamatusse. Aga riik on arvanud teisiti. Tõuaretus ei ole rahvalik paaristants, kus harjutatakse rühmiti ja tullakse mõne aasta pärast kokku ja näha, kas me oleme sarnased. Tõuaretuse aluseks on sigimine vanempaaride vahel. Mida suurem on võimalus neid valida, seda suurem tõenäosus on ka saada parimaid järglasi. Kui tantsul on oma seade ja muusika, nii peab ka olema tõul oma aretusprogramm ja tõuraamat. Võib tegutseda rühmiti, kuid kõik ühe ja sama reegli alusel. Laulva revolutsioon